Mu hea sõber, aina enam leiavad minu kabinetti tee inimesed, kes on kaotanud kontakti endaga ja nad ei usugi enam oma tervenemisse või õnnetundesse või sellesse, et kunagi võib jälle püsivalt rõõmus ja armastav olla. Seetõttu on mul sulle täna midagi olulist öelda. Palun sukeldu korra siis mõneks minutiks selle heli sisse ja vaata, mida ma püüan sinuga jagada. Vaata sel hetkel, kui tunned endas valu, üksindust, ärevust ja midagi käivitub sinu sees, järgneb sellele enamasti vajadus kohe vastu rünnata, leida kiire pääsetee valust eemale. Aga veel enne seda jõuad sa endale liiga teha, haigekski jääda, võib-olla koguni süüdistada iseennast saamatuses oma eluga hakkama saada ja küsid endalt, mida ma saaksin teha, kuidas ma saaksin selle valu ja ärevuse eest põgeneda, kuidas ma pääseksin selle kogemuse eest, mul on ju valus. Kuid samal hetkel räägib ju sinuga ka sinu süda, aga ta räägib hoopis teist keelt. Kuidas ma saaksin oma ebameeldivas olukorras olla kohal, mida võiksin tähele panna ja mida mu keha vajab? Mis on see pinge ja valu, mis vajab teadlikku kohalolemist ja armastusega puudutamist? Mõista ometi, et sel hetkel, kui sinus tekib valu, püüavad mõistus ja süda koheselt korraga asjale lahendust tuua ja kumbki omal moel, kumbki variant aga pole ei vale ega õige, kuid me saame otsustada, kelle juhatust soovime järgida. Sest meie mõistus ju kisendab kõval häälel, aga südame häält kuuleme alles vaikuses. Ja kas sa teadsid, et vaikus ongi sinu tervenemise hääl? Kui sinus on ikka veel seda valu ja üksindust, anna endale luba ja alistu sellele. Vaata siis otsa endale ja leia endas tervenemise hääl. Leia endas vaikuse hääl, mis tervendabki ja lubab sul kogeda nii valgust kui pimedust ja usaldada mõlemat. Sest nii nagu järgneb ööle päev, järgneb sellele jälle ju öö. Selliselt suudame leida ka tervenemise absoluutselt igal hetkel, kui seda otsustame.